Nii, tänud kõigile, kes te sind ma ei lase veel ära, tule siia, kõigepealt suured tänud sulle selle päeva juhtimise eest või pealelõuna ja sa nüüd, nagu ma alustasin, sa olid 10 aastat Eestist ära olnud, vahel käid siin jõuluajal ja Tartu Ülikooli nõukogust ka juhtimas, ma saan aru, jah. Kui sa ise nüüd seda ette valmistades täna ka kuulates siin, et olles Eestist nagu 10 aastat ära olnud, mis sa sellest kõigest ise arvad siis, Aeg on selgelt edasi läinud. Ma näen, et inimesed on väga hästi õppinud leidma ühisosa. Inimesed, kes varem vaidlesid, on täna jõudnud ühele nõule. Võib-olla on see välistegurite toime, aga võib-olla me lihtsalt oleme väitluskunstis jõudnud kaugemale. Ja see on riik, kuhu ma tahan väga tagasi tulla aastal 2016. Kindlasti tulen. Hurraa, väga hea. Suured tänud, aga sulle tänu täheks ka siis, et sul oleks lihtsam tagasi tulla, et sa tee siis Auvere jõuaksid, ennem sa pead läbi lugema siis Kukersiit ja Konnatahvel raamatu. Et kõik tänased esinejad siis väljaspool Eesti Energiat saavad selle kingituseks. Eesti Energia töötajad ostavad ise, 13 eurot on eri hinnaga saadaval. Ja siis suured tänud sulle. Aitäh. Aitäh. Nii, ma vahepeal kribasin siin märkmeid ka kogu aeg, et tegelikult tahaks siit lõpust alustada, et minu meelest, mida ütles Alar Karis, tähendab, et uuringud peavad olema tehtud. Et nii imelik kui see ei ole, aga kui ma vaatan seda kogu diskussiooni väliskulude poole pealt, räägime sellest, et kui palju siis ikkagi seda raha saaks põlevkivitööstuselt võtta tulevikus järgmise 5 või 10 aasta jooksul, siis ma usun, et kõigil oleks palju lihtsam, kui uuringud oleks tehtud. Et firma poolt võin öelda, et me ise teeme küll väga palju uuringuid ja teeme ka ise mudeleid ja meil on need olemas, aga tõepoolest, ma saan aru, et Alar Karis vist ütles seda pigas rohkem nagu riigi mõttes. Sõltumatud uuringud oleksid olemas, et riik endale telliks tähendab neid uuringuid, siis ma tõesti seda väga-väga toetan, et mida ma näen, reaalsus on see, et alati on kiire, tuleb mingi otsus ära teha ja ega see hommikune diskussioon jällegi, et põlevkivitööstuse firmad on, et kas minister peab uskuma. Võib-olla mõtleb, et äkki me siin oleme omakasupüüdlikud, mida me kindlasti ka oleme, eks ju. Aga sõltumatud uuringud, kui palju saab välja võtta sealt tööstusest, tegelikult ei ole, sest see keskkonnamaksu teema on väga oluline investeerimiskindluse jaoks. Me mõistame riigi soovi saada põlevkivitööstuselt tulevikus rohkem raha, aga mis siis põlevkivitööstus räägib täna, on see, et me peame investeerima väga palju. Kui investeeringu ära teed, siis hästi lihtsalt öeldes kapitalikulu ja fikskulu. Muutuvad kulu meil tegelikult, mis sõltuks nafta hinnast või elektri hinnast. Ütleme peale selle diisli, mida me kaevandus kasutame natukene, et seal maal sõita, muud ei ole ja sest diisli hinnast ka üle 40% on aktsiis. Nii et tegelikult see reaalne seis on see, et uut investeeringut tehes ja ka jooksvate kulude poole pealt, muutuvate kulude poole pealt enamus on põhimõtteliselt kulud, mis ei sõltu nafta ega elektri hinnast. Nii et siin esimene see asi, et kui riik tahab saada põlevkivitööstuse tulevikus suuremat osa kätte, siis tegelikult ega muud varianti ei ole, kui ikkagi see riigi tulu põlevkivitööstuselt siduda ka nende toodete hinnaga ehk siis nafta ja elektri hinnaga, sest need tooted mõlemad on väga volatiilsed, väga muutlikute hindadega. Eile oli, ma ei tea, elekter praegult on 65, vahepeal on see 30, mis ta tulevikus on. Me ei tea, mis on järgmise 10 aasta jooksul, mis teeb nafta hind, aga me saame investeerida uude õlitehasesse Enefit 280 seadmesse, mis maksab umbes 250 miljonit eurot, siis kui meil on kindlus, et me saame ka $75 barrel hakkama. Aga meie võimekus maksta ressursi eest, kui põlevkivi hind on 75, 100, 125 või $150 barrel, on väga-väga erinev. Nii et siin on see, ma võtaks selle ressursi diskussiooni koha pealt kindlasti võib-olla esimene niisugune ja kõige olulisem tähelepanek, et põlevkivitööstus tervikuna muidu räägib, et fikseeritud tasusid põhimõtteliselt tänaselt tasemelt tõsta võib-olla maksimaalselt inflatsiooni võrra. Aga see on kabineti vaikuses juba diskussioon homme jätkub, et siin võib-olla avaliku seisukohti ma rohkem ei ütlekski. Mis mulle väga selgelt silma jäi, et põlevkivitööstusel on plaan. Hästi lihtsalt see kokkuvõte on ikkagi see, et põlevkivitööstus järgmise 10 aasta jooksul 2 korda energiaefektiivsemaks,
seda on võimalik teha niiviisi, et on töökohtade kindlus, pole vaja toetusi ja mis on väga oluline, on see, et meil on vastus olemas ka, kust tuleb elekter. Sest see põlevkivitööstuse investeering, et kui, nagu me aru saime, peamine investeering on ikka see, et ehitaks juurde õlitehasid, õlitootmine kasvab, siis põhimõtteliselt, kui Eesti Energia eelmise aasta õlitoodang oli umbes 220 000 tonni, siis 10 aasta pärast, kui see plaan täies mahus ellu viia, siis see oleks 2 miljonit tonni. Põlevkivi kasutamine jätkuvalt 15 miljonit tonni geoloogilist varu, mis Eesti Energial on õigus kasutada, see maht ei muutu. Põlevkivi gaasist toodetakse 5 teravatt-tundi elektrienergiat, biomassist 2,5 teravatt-tundi, kokku 7,5 teravatt-tundi, mis on täna Eesti tarbimine, et tulevikus on kindlasti natukene suurem. Taastuvenergiale ruumi on, sest tänased tootmismood on palju suuremad, turud on lahti, et midagi väikest selle arvelt ära ei võeta, et ainuke probleem on see, et väikestele tõesti on vaja täna toodangut. Ma usun ka seda, mida Valdur Lahte räägib, et kunagi tulevikus on taastuvenergia niivõrd palju konkurentsivõimelisem, et ei ole vaja toetusi. Tänane probleem tegelikult, kui me taastuvenergiast räägime tihtipeale peamiselt või elektrienergiast jällegi, siis peamine probleem tegelikult on see, et täna ei olegi ühtegi elektri uue tootmisvõimsuse plaani, mis oleks tasuv ilma toetusteta. Tuumajaama keegi mainis hiljuti, eks ole, et ma klaariks selle asja ilusti ära, tähendab, et jah, me väga palju panustasime aastal 2005 lõpust tuumajaama teemasse. Oli see Leedu, meil on isegi suur Vakril üks pool saart olemas, kuhu võiks midagi ehitada. Et miks me ei räägi tuumajaamast täna enam? Väga lihtne põhjus on see, et see suur musternäidis Soome Olkiluoto jaam pole kuhugi jõudnud. Me näeme, et tegelikult saab 10 aastat hiljem valmis. Oli Fukushima. Aga mis isegi võib-olla kõige olulisem on see, et meil täna on parem plaan. Me hakkasime vaatama tuumaenergiat selleks, et saada väiksema CO2 sisaldusega elektrienergiat. Meil on täna parem plaan, kus me saame väiksema CO2 sisaldusega elektrienergiat. Me põletame põlevkivigaasi. 2 korda väiksem CO2 sisaldus kui otse põlevkivi põletades. Teine asi kindlasti on see, et tuumaenergia projektid, täna me teame juba, Inglismaa ütles selle välja, tähendab Suurbritannia ütles välja, põhimõtteliselt andis välja lepingu, mis on 3 korda kallim, kui oli tol hetkel turuhind elektrile. See saab ainult väga suur ja väga rikas riik lubada. Ja loomulikult on see, et põlevkivi, siis põlevkivi, õli ja elektri koostootmise plaan, see on meil, me saame seda ise otsustada Eestis. Ja need töökohad jäävad Eestisse. Ja kui ma tuletan meelde, et kus Leedus see tuumajaama diskussioon pooleli jäi, oli see, et kui me viimati seal veel käisime, see on paar aastat tagasi juba, et suursärk oli, et umbes, et Eesti osa oleks 1 miljard eurot investeeringut, me saaksime 300 megavatti elektrienergiat. 300 megavatti võimsust. Täna on parem plaan. 1 miljard eurot panna, sellest saab ehitada 4 Enefit 280 seadet ja me saame 400 megavatti elektrit tunnis. Kui me põletame põlevkivigaasi ja pool koksi, mis tuleb sellest samast Enefit 228 seadmetest. Ja kauba peale me saame veel 1 miljon tonni põlevkiviõli. Ja ta lihtsalt on praktilisem, ta on parem plaan ja täna on see olemas. Nii palju tuumaenergiast. Biomassist ma natuke mainisin ka, et mida me täna ei ole siin veel biomassist väga palju rääkinud, on see, või ütleme taastuvenergiast, et ikkagi kuhu läheb raha, kui me maksame toetust. Nagu Raine ütles, et me oleme siin tuulikuid ehitanud 50 korda rohkem, kui meil oli tol ajal, eks ole, et 2 alustasime ja nüüd on üle 100. Et firmad teevad alati praktilisi asju, on nad riigile kuuluvad, tähendab, on nad eraomanduses, firmad teevad, kui just erikorraldust üle riigile kuuluv äriühingu puhul, aga üldiselt firmad teevad kõik mõistlikke asju. Kui antakse tuulikute toetus, siis võetakse see ära. Ehk firmad investeerivad ja saavad selle toetuse kätte. Nüüd kindlasti, mis on oluline, et kuigi praegu taastuvenergia poole pealt ei ole need
ei ole meil mingit akuutset vajadust seda mahtu suurendada, aga kui see vajadus tekib Eesti riigile Euroopa Liidu nõuete või muude tõttu, siis hästi oluline on see vaadata, et kuhu see raha siis läheb. Ja hästi lihtsalt öeldes, biomassi raha, mis makstakse biomassi eest, kui see on mingi toetus, see raha jääb Eestisse. Kes selle raha saab? Eesti metsaomanik, Eesti vedaja. Jah, ma usun, et Riigiluulu äriühing saab ka üht-teist, sest meil on see võimsus olemas. 2,5 teravatt-tundi biomassi energiat me võime toota. Täna olemasolevate tootmisseadmetega, mis on juba valmis ehitatud, Auvere saab ka kohe valmis. Ja tuuliku raha, kuhu ta läheb? Tuuliku tootjad läheb Eestist välja. Et ma arvan, et kes peale mehi siin Eestis mõtleb sellele, et mis on see sotsiaalmajanduslik mõju Eestis. Ja ma arvan, et ega peale meie keegi seda ei mõtle. Et ma mõtlen Eesti inimesed laialt. Nii et see on kindlasti oluline aspekt nende oluliste otsuste juures. Mis veel, et töökohad kindlasti, et jah, Maris Lauri kommentaar pani väga palju mõtlema, et me kõik tunneme uhkust, et kui me siin töökohti loome ja Ida-Virumaal ka need töökohad võrreldes Ida-Virumaa keskmisega on väga hästi makstud. Kui ma peast õigesti mäletan, siis täna meil on seal keskmine palk 1400 eurot kuus. Ja see on sealkandis väga korralik palk. Parimad kaevurid siin maal, kes sõidavad kiiresti ja saavad tükitöötasusid, teevad paar tuhat ja rohkemgi eurot. Et kindlasti see töökohtade loomine, see stabiilsus on seal regionis ja üldse Eestis, ma arvan, väga oluline. Nii et, ja mis kõige olulisem on see, et selle plaani elluviimisel ei ole vaja muud kui selgust, et mis on tulevikus ressursimaks. Kui me leiame selle lahenduse, et umbes tänasel tasemel ja inflatsiooniga muudame natukene ja leiame siis kõrgete naftahindade puhul mingisuguse naftamaksu, see plaan on ellu viidav tänaste elektri ja tänaste naftahindade puhul. Et see on see plaan. Ja energiajulgeolek, arvan, see on unustada, mis on konverentsi teema tähendab, et see kõik tagab selle, et Eestis me toodame rohkem energiat, kui me tarbime, me muutume energia netoeksportijaks, täna me oleme elektri netoeksportija. Kui te mäletate, eks ole, alguses ütlesin, et see vahe on 5 korda elektri ja energia tarbimise vahel Eestis. Elekter on ainult 5, ärme seda kunagi unusta. Ja mulle tundub küll, et see on üks mõistlik plaan, mida ei oleks arengukavade näol, nagu Olar-Gradis mitu korda ütles, et neid vaataks siis, kui need tehakse, pannakse laua alla ja sahtlisse siis vaadatakse, kui hakatakse järgmist tegema. Et vähemalt Eesti nägedes me oleme harjunud nii, et kui me plaani teeme, strateegia teeme, et mis teeme, et siis selle tegemine on küll teinekord väga huvitav protsess, aga hoopiski olulisem ja tähtsam on selle järjekindel elluviimine. Et ainult nii saab strateegiat ellu viia, et kui sa seda teed ja ütled ta nüüd valmis ja hakkad siis ka igapäevaselt väga jõuliselt ja selgelt ellu viima ja muutused on siis, kui midagi fundamentaalselt muutub. Kui nafta hind on 50, siis järgmist Enefit 280 ei ole. Nii lihtne see on. Kui on 75 ja mõistlik keskkonnamaks, siis suure tõenäosusega on. Kui on 100 ja mõistlik keskkonnamaks, ressursimaks, see on kindlasti. Et nii lihtne ta ongi. Ja mis kindlasti, mida Veljo siin läbi ka mainis mitu korda tähendab, et kutsus noori Virumaale, et ma arvan, esimene on kindlasti see, et üritame need noored, kes meil seal Virumaal on täna, et nad sealt plehku ei pane. Me oleme ka täiesti nüüd ringiga üle Eesti on käinud Entrum jõuab sel sügisel tagasi Virumaale ja me oleme ka seda Entrumi natukene fookust tugevdamas just nimelt selle tehnikateaduste poole, ja kindlasti Eesti Energia tunneb ka siin väga selgelt vastutust firmana, et ka nendes noortes, kes täna Virumaal juba on, kes on seal üles kasvanud, et lisaks sellele, mis neile siis isa või ema köögis ütleb, see töötab väga hästi, aga see ei pruugi tulevikus ilmas pidades olla ka meie vaates nagu piisav, et me üritame kõike teha ka selleks, et siis ka need noori sealt kandist tuleks õppima siis kas kolledžisse või Tehnikaülikooli või mujale või ka mingitel erialadel tuleb meil ise saata kuskile kaugemale, et nad õpiksid erialad, mis on põlevkivitööstuses
uuenevas põlevkivitööstuses vaja ja kui nad selle ära õpivad ja seal on hästi makstav töökoht, siis ma usun, et nad tulevad tagasi ja jäävad sinna. Ja me ei ole rääkinud täna ja ei hakka ka rääkima siis Eesti Energia mõningatest välisprojektidest, kus me energiajulgeolekut suudame pakkuda ka mõnes teises riigis, sest põlevkivi tegelikult, kus põlevkivi leidub, siis mida ta suudab pakkuda, on ju tegelikult ikkagi hästi lihtsalt ütles 3 asja. Energiasõltumatust, töökohti ja ennustatava keskkonnamõju. Me teame, mis me saame. Et nii samamoodi on see Jordaanias, aga kui Eesti Energial need projektid on, kui nad arenevad, siis ma usun, et see tööandja atraktiivsus veelgi kasvab, sest Eesti Energia on sellisel juhul firma, mis küll on väga tugev Eestis, aga ta suudab ka Eesti noortele pakkuda rahvusvahelist karjäärivõimalust, et olles töötanud Auveres, töötanud võib-olla vahepeal natuke kuskil mujal. Et võib-olla seega ei ole väga halb perspektiiv. Aga ma arvan, et sellega on vast kõige olulisem, mida ma ka ise märkasin siin tänasel diskussioonil öeldud. See kõige olulisem, ma arvan, ikkagi veel üle rõhutada on see, et selle plaani elluviimine ei sõltu mingist mega suurest otsusest. See ei ole üks otsus 3-4 miljardit. See number käis siin nagu läbi mitu korda. See otsus, investeerimissamm on üks Enefit 280 seade, ütleme, et circa 250 miljonit eurot. Me võime seda otsust teha, kui meil on julgust, on naftahinnad kõrged, on tehniline kindlus, me võime ehitada 1 korraga või 2 või 3 korraga, mingi nihkega. See tempo on tegelikult väga selgelt Eesti käes ja see on realistlik plaan, mida me saame samm-sammult ellu viia. Ja midagi muud peale investeerimiskindluse tegelikult vaja ei ole. Kõik muu on turult leitav ja saadav. Aitäh!